No tervist! Leidsin ühe päeva, kus kalale tulla. Nüüd on vast mingi 1,5 nädalat jäänud vahele viimasest kalalkäigust. Kaasa võtsin ikka oma Visioni 6. klassi õnge ja pinnaputukad. Koos minuga on täna Taavi, kes püüab spinningu ja liitsiga. Natuke aega tagasi tulime jää äärde, juba oleme mõnda kala pinnas näinud. Suure tõenäosusega võtab ka minu putukaid täna. Ega siin pikka juttu polegi, hakkame püüdma. Täna esimene kala. Nägin, kuidas ta oksal käis pinnas. Tasakesti hiilisin juurde ja lasin vooluga alla stimulaatori ja võttis see käre. Ja läheb tagasi. Tehtud. Sinu kord. Väga jõhker. Ma läksin püüdma hoopis teist kala. No, eespool oli jah kala, ma mõtlesin, kus see on. Läksin lihtsalt, viskasin putuka sisse ja tuli mõõdus forell täiesti tühja koha pealt. Selline ilus isane kala. Jõhvalt ilus kala. Vaata neid värve. Noh, lähed ära. Nägin just seal kalapinnas käimas. Vaatame, kas ta sööb ka minu putukat. Jälle käis. Noh. siin sabas kinni. Tänane kolmas kala siis. See on pääsenud siis Saarma käest vist või ma ei tea, kes teda rünnanud on. Mõnel pool keha on
hambajäljed. Ootas. Jäi peale. Väga ilus kala. Ilgelt tahab minna siia kalda alla. Esimese viskega tuli ära siis. Oba! Sorry, et ma jälle ühe kala sinu eest ära püüdsin. Ei ole väga paks kala. Klinkkämmeriga jälle. Ja. See on üle 40. Aga üsna kõhna, nii et ei hakka ära võtma teda. Neljas kala. Nii, kala. Käe märjaks. Siuke. Nii, laseme ruttu tagasi. Ja läks. Kuues kala on otsas. Tundub mõõdu kala olevat, aga mitte väga suur. Selline kala. Täitsa ka kobe. Pikkust isegi on, aga üsna kõhna. No nii, mine tagasi. Päev on jõudnud õhtusse ja see kala, mida ma alguses jahtisin ja kelle ma ära ilmutasin, on nüüd tagasi tulnud. Võtab seal kenasti putukaid, et vaatan, äkki nüüd saan ta kätte. Ja otsas. Selline on siis 8. kala täna. Ilmselt jääb see viimaseks. No. Mine tagasi. Ja läks.
tänane püügipäev on läbi saanud. Kokku jäi siis 8 kala. Täna tuli kala 2 erineva putukaga. Vahepeal võttis stimulaatorit, vahepeal võttis klinkkämmerit. Igal juhul, kui kala pinnas oli, siis oli üsna lihtne kala kätte saada, et tuli vaid õige vise teha ja ega ta üsna lihtsasti võttis ikkagi putuka ära. Kõik kalad läksid tagasi, ujuvad ilusti edasi ja siis on ka järgmine aasta, mida püüda. Igal juhul, kui see video meeldis, siis pane like ja veel parem, kui hakkad meid jälgima. Okei. Ciao.